Tere, hea Fitness TV vaataja, oleme täna tulnud siia kaamerate mikrofonidega siia Pühajärvele ja nimelt on toimumas siin meie festival. Ja põhjus, miks me siin just Fitness TV-ga oleme, mitte see, et Karl Madis taga tausta teeb meile päkki, vaid et siin saab toimuma üks väga huvitav rammumeeste üritus, ehk siis farmeri kõnni maailmarekordi katse. Ja asi on nii, et 175 kilogrammi mõlemis käes meestel ja maailmarekord tänini veel enne tänast on 39 meeter. No, eks ta idee tegelikult tuli sellest, et Andrus on meil ju teada-tuntud vana maailma kõige kõvem kohvrimees ja midagi oli Eestis niisugust oma niši vaja, et kuna on vaikselt maailmas niisugune tendents hakanud tekkima, et iga niisugune kõvem rammumeeste maa annab valinda ühe ala endale ja teebki võistlus, kus ühte ala tehakse. Kelle käes enne tänast üritust maailma parim mark on siis, ehk siis seesama 39 meetrit 175 kohvritega? See on siis Wout Silstra ja aastal 2001. Tema nimel on veel ka kõrgusviske maailmarekord, et 25 kilo 576 vist, kui ma täpselt mäletan. No meil endal ka mõni mees, et me loodame siin Kimbutas on trennis häid asju teinud ja Markus Männik on meil siin hoiatanud. Leedust tuli Blekaitis, kes võib täitsa siin kõva tulemuse teha ja Vidas Blekaitis, mees Leedust. Blekaitisele kuulub ka üks maailmarekord kohvrite kandmises, kus kohvrite raskus, kogu raskus oli 410 kilogrammi ja ta kandis seda 30 meetrit. Nii, minu jutukaaslaseks on Vidas Blekaitis, Leedu üks tugevamaid rammumehi ja samuti Arnold Classic proffides tulnud vähemalt 4. kohale, korduvalt olnud 7 parema seas. Ja küsime nüüd tema käest ka, kuidas on ootused tänaseks võistluseks ja kuidas talle üldse see üritus nagu meeldib? Ну, в Эстонии я выступал не так уж давно, в прошлом году. Мне очень понравилось, и самому хорошо пошли соревнования. Вот приехал в этом году тоже, только жаль, что я об этих соревнованиях узнал только сейчас, вот пару дней назад. И вот особо не успел готовиться, да? Да, вообще я не успел подготовиться, поскольку я перед этими соревнованиями отдыхал возле моря и вообще пару недель не тренировался, но не знаю, как будет. No täna on mõneti selline rammumeeste jaoks väga tähtis päev, et see on nagu pidupäev. On maailmarekordi üritus, üks ala ja tegelikkuses ei pea terve pikka päeva rassima, et mõneti siuke hea lühikene päev, samas ma arvan, et ega närvipinge poolest ei ole vist vahet, kas teed 6 ala või teed ühte või? Ega vahet ei ole, aga harjumata on jälle see, et võistlus on õhtul. Tahast ongi hommikul ärkad üles, paned asjad kokku ja lähed võistlema, et täna juba terve päev üritatud nagu mitte midagi teha, aga samas ennast nagu liikumas hoida, et aga uimaseks ei jääks. No sa oled ennast korralikult juba soojaks tõmbanud, higi tilgub nii, et nagu oleks saunast tulnud. Ja ilm on okei ja vaata väga selles mõttes, et palju ei ole vaja liigutada, et maa alad jooksma hakkaks. Oled sa nagu tehnikat ka natukene ennem lihvida, võib-olla lihtsalt üks ala, eks ole, seal on paratamatult või lähed oma nii-öelda vana tehnikaga peale. Vaata, viimane tuli ka juttu, Andrus andis mingi näpunäide, et olete natukene mingi korrektuuriga teinud. Et olen trennis proovinud pead rohkem püsti hoida, et nagu see juttu oli, et teisipäeval trennis käisin veel 180-stega, et lihtsalt mõned meetrid, et tunne sisse saada, et seal oli okei, jah, aga siin on pinnas, ei ole nii tasane. Pehme pinnas vist on, ma vaatasin ka siin, et ta vajub päris palju, et siiamaani käisime 125-stega, et kui 175 läheb peale, et seda jalal vajub kindlasti palju rohkem. Sellised emotsioonid Markus Männiku poolt ka, nii et igal juhul kõik on väga hea tahtmist täis ja ma vaatasin siin publiku seas on ka igas mõõdus vanu rammumehi, raske jõustiklasi, keda ma ei ole, ma pean tunnistama oma mingi viimase 50 aasta jooksul mõnda meest näinudki, nii et selles mõttes on ka huvitav vaadata, et seesama võistlus on toonud kohale väga palju raskejõustikuhuvilisi. Ja nagu me juba alustasime, igal võistlusel peab olema kohtunik Andrus Murumets. Andrus Murumets kuulub ka üks kohvrite kandmise maailmarekord, kus 160 kilogrammiste kohvritega oli ette antud 50 meetri distants ja ta läbis selle 43,6 sekundiga 2006. aastal. Aplaus talle selle eest. Selle 2000. aastal oli ta veel väga tugev mees, nüüd on lihtsalt kihvt mees. Markus Männik on mõned kohvrid oma kätte võtnud, tõesti väga raske raskus. 10 meetrit on läbitud. Kas tuleb 20? Ai. No Markus. Kõik teada. Jäänud on veel peale Markus 3 meest, nii et võib kindlasti vähemalt plaksutamisest kõik välja anda. Enam väga halva ja palju plaksutama ju ei pea. 10 meetrit saab täis. 15 meetrit. No nii. Markus,
Nii, väga mõtlikult sa vaatasid, kuidas siin Läti ja Leedu mehed söövad nagu pöörased. Minul on selline tunne, nagu seal oleks mingi paast lõppenud. Räägi, et sinul ei ole midagi täna ees, et kas sul ei taha süüa? Ei, ma juba siin ära, ma olin nii kiire poiss. Selge. No räägi kindlasti, nagu siin juba mainiti ka kommentaator Janeki poolt, et kindlasti ootused oli võib-olla nats kõrgemad, kui täna realiseerus. Küll proovisime ühelt poolt, teiselt poolt hea ja kavalusega ka, aga no ei tulnud vist päris seda, mida oleks tahtnud. No, tegelikult jah, see esimene katse, et siit allamäge tulek, et see oli natuke rütmi paigast ja see samm läks niivõrd pikaks, et mäest alla tulles ja see pani nagu kohvrit käest nagu kiikuma ja kui see raskus kiigub, siis ta järjest krutib järjest seda, samas ei saa öelda, no poisid käisid seal tipptulemus ja üle 25 meetri, et ei ole midagi öelda, et kõvad poisid, kõva ju. Jah, kuule, ega meil ei ole ka midagi lisada, nii et igal juhul, Markus, aitäh sulle. Ma usun, et sinu nagu selle aasta veel paremad võistlused on kindlasti veel ees, et see, ega seda ju kuule. 4. koht vaatame, kes selja taga käid, seal oli ikkagi ju Beklaitisid ja mehed jäid ju selja taha, et ega siin midagi nämi ja ega siin ei ole häbi ka milleges tunda ka tegelikult. Läks ka Viidasel samm. Ai. Esimene tulemus oli 9.93. Vaatame, kuidas hetke tundub, et selle esimese on nii, 15 meetrit. Kolla võivad. Nii. Andrei Koogusel sekundi jõudu peale Vilets. 5 meetrit on kantud. 10 meetrit saab täis. 15 meetrit. Aeg vaid 20. Aplaus Andreile. Ты было очень замечательным настроением сегодня. Публику всего больше, как ты смотрели, хвалили даже больше, чем наших спортсменов. В этом плане удивлял, наверное, многих эстонцев. Очень веселый по жизни человек, плюс очень теплая атмосфера, поддержка зрителей, великолепная организация, очень красивое место. Ну, как бы у меня поэтому было отличное настроение. К тому же я очень люблю соревнования, люблю свой спорт, поэтому энергия зрителей передалась мне, а я, в свою очередь, свою энергию постарался им передать. Спасибо большое и спасибо, что пришел и отдал очень хороший спектакль для зрителей и всех эмоций. Спасибо тебе. Вам. Да, всего доброго. Всего доброго. Nii, 350 kilogrammi kätte otsas. Nii Mareks võtab juba seda langust natukene rahulikumalt. 10 meetrit, Ramos, ei tule. 15 meetrit. 20 meetrit. Juba tuli. Mareks, aplaus Mareksile. Mareks leitis, 22.05 oli hetkel parim tulemus tal. Vaatame, Katta suudab teha 25, 56 üle. 5 meetrit. Aplaus Mareksile. Eks kahjurõõm on ju kõige suurem rõõm. Приятного аппетита сперва. Извините, что мешаю. Важный момент. Пару слов, Марекс. Поздравляю сперва, конечно, за второе место. Наверное, аж... Повезло просто. Повезло сегодня. Ну, у тебя были, сама себе, трумпы были в твоем кармане перед последнего этого, когда ты попробовал второй попытки. Это что случилось? Просто ему повезло, мне не повезло. Не, я боялся руку сорвать, тоже кожу с рук. Сама себе были интересно, я думаю, для зрителей, то последнего метра были все равно интересно посмотреть, потому что Gunnar, конечно, сделал чудо маленькую для себя и поставил тебе как-то новый такой знак, куда надо идти. В этом плане было интересно, как мне, как зрителю. Конечно было, но и кому-то повезло, кому-то не повезло. Nii, Gunnar. Tuleb Gunnar. No nii, 10 meetrit on veetud. Tuleb. 17.55 aplaus, hetkel parim tulemus kirjas. 10 meetrit. 15
panid tegelikult kodupubliku ees ikka vahva etenduse. Oli veel Mareksil võimalus sind ületada, aga sa ikkagi kõvasti parandasid, et räägi mõned emotsiooni kommentaarid. Ülimalt hea meel on, et väga kõvad võistlejad olid. Ma küll arvasin, et äkki Marek Sleitis kannab ka sinna 25 meetri kanti, kuid minu õnneks kukkus see paari meetri pärast vist kohe maha. Konkurendid enne seda tegelikult viitasid ka sulle kui väga tugevate sõrmedega mehele. Räägi, kas need kohvrid 175 ei ole päris ju standardkohvrid, see on ikkagi ebanormaalselt palju tegelikult. Et, ma ei tea, kas võistlustel tavaliselt vist üle 160 seal väga tihti ei olegi. Üldiselt ei ole näinud jah väga üle 160, kui ise olen küll kandnud trennis. Kõige rohkem kunagi isegi proovisin 213 kilo oli üks kohver, kandsin küll 5 meetrit, kuid mul oli väga hea meel isegi tolle üle. Kui trennis on muidugi paremad tingimused, on sile pind, kus sa käid ja võib-olla oli hea päev ka. Kas on mingit suuremat ambitsiooni ka, nagu me teame, ega tegelikult need mehed, kes täna sul siin selja taha jäid, need teevad ilma ka laies maailmas täitsa täna? Jaa, küll ma kindlasti ka olen maailmaklassis. Raudselt. Nii et põhiline usk on olemas, küll siis tuleb. Jaa, kindlasti olen, annan sõna. Aitäh sulle, Gunnar, kõike head ja veel kord õnne võidu puhul. Tänud, suured tänud. Nii, nüüd ma tahaks ühe asja veel ära märkida, et vaat sellist rahvast nagu meil tänagi ei ole veel kunagi olnud. Veel üks aplaus teile ka! Lausa meeldiv on teha sellist võistlust, kui rahvast niisi kaasa elab. On muidugi head meie mees selle Odoraga ära päätis. Ja rohkem ei olegi. Suured tänud teile ja vaadake Mindes TV-d ja Ramumees.ee. Meil videomaterjal ja pildimaterjal sellist võistlusest üleval.